No, minu elus on Queen ja minu mälus on Queen juba 80. aastate algusest, kui hakkasid meil ka liikuma nende plaadid ja ma mäletan, kui ma käisin kontserdireisidel, siis alati playeritega sai kuulatud plaate, sealhulgas Queeni plaate. Sest Freddie Mercury oli lihtsalt fenomenaalne isiksus, hästi ekstravagantne ja hästi andekas laulja, muusik ja mängis ka instrumente. Ja mul on väga meeles see, kui oli Freddie Mercury lahkumine. See oli 1991. aastal ja see juhtus 24. novembril, aga mõni aeg enne seda oli mulle tehtud ettepanek tulla juhtima ülemaailmse AIDSi vastu võitlemise kampaaniapäeva. Ja siis, kui see päev kätte jõudis, siis oli kõikidele juba teada Freddie Mercury surma põhjus ja siis kuidagi mulle nagu ääretult süübis mällu kogu see muusikaringkondade niisugune meeleolu tohutu kaotuse üle, et ta on lahkunud. Ja sellest peale jäigi minule nagu ääretult mällu laul Those are the days of our lives. Et see on niisugune väga ilusa meloodia ja sisuga laul, mis oli ilmselgelt tal plaanitud teha, sest ta teadis juba, mis juhtub. Ja samast aastast on muidugi mul mällu sööbinud ka Show Must Go On, laul, mis on niisugune surematu põhimõtteliselt, mis inimestelgi tuleb alati huulile igas olukorras, et show must go on, et olgu mis tahes juhtunud, et see on üks fraas, mida rahvas kasutab. Näiteks laul We Are Champions, see on jälle niisugune laul, mis väga sageli leiab nagu niisugust kõlapinda kas või olümpiamängudel või spordivõistlustel või kus iganes saab seda jälle. We are champions. Niisuguse olukordi on elus, kus saab jälle seda laulu pealkirja nagu raasina kasutada rahvas. Kui ma veel mõtlen Queeni lugudele, siis näiteks mulle meeldib veel 85. aastast I Want to Break Free. Ja siis on veel selline laul, mõni aasta hiljem minu meelest see tuli, on Who Would Live Forever. Et see on ka niisugune väga ilus laul, väga ilusa meloodiaga. Ja teadupärast siis Mercury ja Brian May, kitarrist, ja trummar Roger Taylor, nemad olidki siis need, kes 70. aastal selle ansambli moodustasid. Ja kui nüüd Queen tuleb Tallinna Lauluväljakule, siis me saame näha tegelikult kahte põhiliiget. Me saame näha Brian May'd ja Roger Taylorit. Ja suuremat osama sellest põhikoosseisust mitte kunagi enam näha ei saagi. Selles mõttes minu arvates juba on väga suur väärtus, et me näeme neid suurepäraseid muusikuid, kuuleme seal Brian May fantastilise kitarrekäike ja loodame, et me kuuleme ikka seda soundi, mis on nagu Queeni lugudest meile kõrva jäänud ja püsib kõrvas. Ja nad ju teadupärast laulavad ise ka, nii Brian May kui ka Roger Taylor, nii et me kuuleme midagi ka nende esituses ja Adam Lambertil on muidugi tohutult raske ülesanne astuda Freddie Mercury kingadesse, kuid nendel on siiski teata mingisugune väline sarnasus, nad on mõlemad tõmmud. Freddie oli teatavasti Pärsia päritoluga, Sinsibari saared ja üsna ühesugune kasv,
üsna ühesugused sellised kehaproportsioonid, juba see nagu väga palju aitab. Mõlemad sellised kenad, nägusad, huvitavad. Ja kuigi kindlasti üks laulja ei saa kunagi teha täpselt teise laulja häält järele ja kindlasti ei ole see Adam Lamberti eesmärk üldse, et imiteerida Freddie Mercury vokaali, siis ma usun, et need on väga huvitavad lahendused, mis tulevad. Sest praegu ma olen ainult vaadanud video pealt, kuidas Adam Lambert Queeniga koos töötab ja esineb. Aga ma ikkagi tahaksin seda kõike näha nagu koos, näha seda tulemängu ja näha kohata natukene seda egotsentrilisust ja kuulda neid fantastilisi vokaale. No 80-ndatel oli meilgi ansamblid, kes hakkasid Queeni vokaali imiteerima, näiteks Caravan võib öelda. Ja üldse, mina olen ka selline, kellel alati lauludes meeldib nagu väga mitmehäälne vokaal, et selles mõttes ma nagu kindlasti tahaksin seda mitmehäälset vokaali kuulata. Ja nendel on lugudel üldse väga huvitavad harmooniad. Ma ei ole eriti kursis nende uuemate lauludega, sest ikkagi kõige rohkem jäävad ju meelde need klassikalised lood ja just eriti 80-ndatest, 90-ndatest. Aga praegu siis ongi nagu see võimalus ja ma arvan, et see saab olema üks väga suur elamus. Ja kuna ikkagi on kitarrist Brian May ise kohal, kunagi oli tõmmu, nüüd on ta peahall, samamoodi Roger Taylor, trummar, täiesti halli peaga mees, nad juba kohe saamas 70-aastasteks. Aga kui ma vaatasin neid videostest, siis nad tegelikult on ikkagi nagu nii selle muusika sees ja kuidagi väga nooruslikud sel laval. Et ma loodan tõesti väga head elamust ja kavatsen kindlasti laupäeval minna.